Juuli 2015. 2 meest jälgivad keti õhuväebaasi Brescias, Itaalias, kuid nad polnud sõdurid. Nad olid ISISe liikmeks pürgijad. Nende eesmärk? Varastada osa seal hoitavatest 15 Ameerika tuumarelvast ja viia need tagasi kalifaati. Õnneks jäi see vaid jutuks. Mehed polnud just eriti osavad. Neil polnud relvi ja nad olid piiratud. 2015. aasta tehnoloogiaga, nii et nad saadi kergesti kätte. Aga nende plaani oleks olnud võimalik ellu viia ja just see ongi oluline. Alates uuest ja vanast tehnoloogiast kuni poliitikani, mis muutub kiiremini kui hävituslennuk. Siin on põhjus, miks Ameerika tuumarelvad pole nii turvalised, kui sa arvad. Enamik inimesi arvab, et need on kaugetes kohtades tugeva valve all luku taga. Ja nii see ongi. Mõned neist on. Aga mõned neist relvadest ei asu isegi Ameerika pinnal. Neid hoitakse 6 NATO õhuväebaasis 5 välisriigis. Hollandis, Belgias, Saksamaal, Itaalias ja Türgis. Mitte mingis salajases mägibaasis, mille nimi on salastatud. Õhuväebaasid, mis asuvad mõnes Euroopa kõige tihedamalt asustatud tsiviilpiirkonnas. Bücheli õhuväebaas Saksamaal asub otse põllumajandusmaa keskel. Kleine Broheli baas. Belgias asub otse maantee ääres vähem kui miili kaugusel Beeri linnast. See tähendab, et keegi läheduses ei pea neid otsima minema. Need on juba kergesti kättesaadavad, kui keegi otsustaks tegutseda. Kuid nende asukohad ei olnud kunagi tegelikult saladus. Haavatavus on. Nii et see oli praktiliselt suur turvarikkumine ootamas. Ja just see juhtus. 2025 aasta novembris. Keegi ei tunnista ega eita ametlikult, et tuumarelvad olid nendes baasides, kuid kõik teavad, et need on seal. See on üks halvimaid saladusi Euroopas. Satelliidipildid paljastavad suure osa sellest, mis seal toimub, ja amatöörterrorist pani seda tähele. Vastus on külma sõja reliikvia, mida keegi ei viitsinud uuendada. Me kaitseme 21. sajandi sihtmärke 1960. mõtteviisiga. Vähemalt 100 B-61 pommi on laiali üle Euroopa. Igaüks neist on piisavalt väike, et mahtuda kasti autokasti ja suudab ühe ainsa plahvatusega pühkida maa pealt Brüsseli suuruse linna. Kõik need 100 pommi kokku mahuksid 2 tavalisse merekonteinerisse. Aga see pole veel kõige murettekitavam osa. Müree tekitavad hoopis vananenud poliitilised kokkulepped, baasiprotokollid ja relvade enda disaini sisse ehitatud turvaprobleemid. Taktikalistel tuumarelvadel ei ole lihtsalt väiksem lõhkejõud. Need on hoopis teistmoodi ehitatud. Need on väiksemad, kergemad ja lihtsamini transporditavad. Nad peavadki sellised olema. Muidu hävitajad ei suudaks neid kohale toimetada. Kuigi nende sisemised lukud on tipptasemel, on nende füüsiline keskkond palju haavatavam. Kuna need on väikesed ja kaasaskantavad, muudab see need terroristidele ahvatavaks saagiks. USA säilitab operatiivse kontrolli ja peab igasuguse kasutamise heaks kiitma. Kuid kui olukord muutub pingeliseks ja lahing algab, võib Belgia või Saksamaa piloot lennata Ameerika tuumarelva konfliktipiirkonda. See tagab, et NATO ei kaotaks oma võimet tuumarelvadega vastulööki anda, isegi kui kõik Ameerika piloodid oleksid kõrvaldatud. See ei ole ka lihtsalt hüpoteetiline olukord. See on praegune NATO operatiivstruktuur. See doktriin töötab hästi, kui allianss tegutseb ühtselt. Kuid täna pole see sugugi nii. Kui NATO ei suuda isegi kõige tavalisemates küsimustes ühel meelel olla, siis kuidas saab ta tagada tuumarelvade turvalisuse uute taktikate ja tehnoloogiate ohu vastu? Sellest on juba olnud eelvaade. 2025 aasta 19. augusti ööl märkasid Itaalia Aviano õhuväebaasi lähedal võimud midagi kummalist. Kui nad läksid asja uurima, leidsid nad naise, kes tegi piirkonnast pilte ja videoid. Arvati, et Vene agendid uurisid võimalust baasis sabotaaži korraldada, kuna julgeolekuekspertide hinnangul hoitakse seal 20-30 tuumarelva. Ja juhtum Aviano baasis polnud ainus omataoline. Samal aastal hakkasid NATO baasid üle Euroopa tegelema teistsuguse ohuga, mis oli väiksem, odavam ja palju raskemini jälgitav. 2025 aasta novembris oli Kleine Broheli baasis ootamatuid külalisi. Droonid. Sireenid kõlasid üle kogu baasi. Politseiautod asusid jälitama. Kohale kutsuti ka helikopterid. Kuid neil ei õnnestunud sissetungijaid tabada, kuigi neid märgati baasi kohal mitu korda. See polnud juhuslik. Droonid ei lennanud lihtsas mustris. Belgia kaitseministri Theo Frankeni sõnul oli neil selge käsk sihtida baasi. Droonide sissetung toimus ka Volkeleni õhuväebaasis Hollandis. Hollandi julgeolekujõud avasid tegelikult sissetungijate pihta tule, kuid ei suutnud neid alla tuua. Kõik need 3 suuremat juhtumit seostati Vene luurega. See paljastab tuumajagamise süsteemi esimese suure nõrkuse.
selle külma sõja aegsed arhitektid rajasid need baasid, et tulla toime Nõukogude Liidu tavapäraste ja tuumaohtudega. Nad keskendusid sõna otseses mõttes suurele pildile ja nende kaitse oli selle järgi üles ehitatud. Väiksematele probleemidele aga ei pööratud tähelepanu. Külma sõja ajal oli vaenlase lennukeid lihtne jälgida. Tänapäeva droonid on palju liikuvamad. NATO ei olnud selleks valmis. Franken ütles seda otse, kui kutsus oma valitsust üles rohkem investeerima droonivastasesse kaitsesse. Kui kohapeal on 10–20 Ameerika taktikalist tuumarelva, siis on see ilmselt hea mõte. Sest probleem pole ainult selles, et neid baase on näha, vaid ka selles, et tänapäevane tehnoloogia võimaldab neid pidevalt proovile panna. Kuid tehnoloogia on vaid jäämäe tipp. Nende juhtumite taga olevate struktuuride vastu on veelgi raskem valmistuda. Põleng Aviano baasis ning droonid Belgias ja Hollandis on kõik näited halli tsooni taktikast, õõnestavatest või petlikest tegevustest, mis jäävad relvastatud konflikti piirist allapoole. Venemaa jaoks saavutab halli tsooni taktika kasutamine baaside vastu 2 eesmärki. See kogub loomulikult luureandmeid, kuid hoiab ka NATO väed ja varustuse pidevas valmisolekus. See on madala intensiivsusega kurnamissõda. See vähendab moraali, suurendab tegevuskulusid ja võib potentsiaalselt liitlasi lõhestada selles, kuidas reageerida. Sellest saab liidu enda jaoks poliitiline proovikivi, mitte enam pelgalt julgeoleku küsimus. NATO jälgis, kuidas droonid muutsid sõjapidamist Aserbaidžaanis ja Ukrainas, kuid ta polnud ikkagi valmis. Asi pole selles, et keegi poleks neid asju ette näinud, vaid selles, et bürokraatia ei teinud midagi. Aastaid on julgeolekueksperdid, nagu Hans M. Christensen Ameerika Teadlaste Föderatsioonist, hoiatanud, et Euroopa baasid, kus hoitakse Ameerika tuumarelvi, eriti NATO tuumajagamisprogrammis, pole valmis tänapäevasteks ohtudeks. Nende relvade aluseks olev eeldus on praegu sama, mis see oli 20. sajandi keskel. Ja see eeldus toob kaasa veel mõned haavatavused. Esimene neist on midagi, millest kõik räägivad, kuid NATO vastus sellele on tegelikult üsna piinlik. NATO põhiline ülesehitus loodi ammu enne seda, kui keegi teadis kübersõjast midagi. Alliansi küberjulgeolek või selle puudumine on veelgi suurem oht ja olukord läheb iga päevaga hullemaks. Küberoht USA tuumarelvadele nendes riikides ei ole nagu filmides. Vähe tõenäoline, et need kaaperdab mingi pahatahtlik arvutiprogramm. Oht on siin palju peenem. Nii peen, et allianss ei paista mõistvat, et isegi elementaarseid ettevaatusabinõusid on vaja rakendada. 2021 aasta mais kasutasid Ameerika sõdurid, kelle ülesandeks oli sealsete B-61D eest hoolt kanda, turvaprotokollide meeldejätmiseks mälukaartide rakendusi. Need polnud salastatud sõjaväe rakendused. Need olid kõik avalikult internetis kättesaadavad. Mis siis avalikuks tuli? Kõik. Patrullide sagedused, kaamerate asukohad ja isegi see, millised hoiuvõlvid olid peibutised. Kõik see oli leitav lihtsa Google'i otsinguga. Ilmselt ei saanud keegi NATOs aru, et nad oleks pidanud oma sõdureid juhendama, et nad neid asju ei teeks. Täna on see palju lihtsam, kui internetist otsimine. Tollal pidid sa sisestama mõned kummalised fraasid koos lennubaaside nimedega, et leida neid mälukaarte. Nüüd saavad tehisintellekti assistendid koondada avalikult kättesaadavat teavet sekunditega. Kaubanduslikud satelliidipildid uuenevad pidevalt. Avatud allikate luurekogukonnad teevad internetis reaalajas koostööd. Jälgimise tõkked on kadunud ja need baasid loodi maailma jaoks, kus teave liikus aeglasemalt. 2026 aasta aprillis jättis tehisintellekti labor Anthropic oma uue mudeli Claude Mythos avaldamata, kuna see olevat olnud liiga osav tarkvara haavatavuste leidmisel, mida häkkerid võiksid ära kasutada. Asi läks nii tõsiseks, et USA rahandusministeerium kutsus kokku erakorralise koosoleku Ameerika finantsjuhtidega, et arutada nende asutuste võimalikke küberjulgeoleku riske. Kuid NATO ei ole sellele järeltegevust teinud. Tegelikult ei maini nende 2024 aasta tehisintellekti strateegia isegi küberjulgeolekut. Kui seal räägitakse vaenulike tegutsejate poolt tehisintellekti kasutamise ohu vähendamisest, siis mainitakse desinformatsiooni kasvu võimalust ja soopõhiste narratiivide relvastamist. Massiivne luureandmete lekkimine või pahavararünnak NATO baasides ja kriitilises taristus. Neid võimalusi ei peetud ilmselt isegi mainimist väärt. Isegi praegu on allianss kinni 20. sajandi mõtteviisis. See algab juba sellest, kust need baasid asuvad. Need on sügaval, väidetavalt sõbraliku NATO territooriumi sees. Nende peamine eesmärk on majutada lennukeid ja relvi, et jõuda sinna, kus pidid olema Ida-Euroopa lahinguväljad. Keegi ei mõelnud eriti sügavalt võimaliku maismaa sissetungi peale nii kaugele läände. See oli Punaarmee jaoks raske koht, kuhu jõuda.
ja kui idas asjad halvasti läheksid, saaks tuumarelvad välja lennutada. Kindraleid hoiatatakse ette. Sellepärast arvasid komanderid, et aiad, turvakaamerad ja harvad patrullid on piisavad baasi territooriumi turvamiseks. Ja olidki. Vähemalt mõnda aega. 2010. aasta jaanuaris tungis rühm Belgia rahuaktiviste Kleine Brogeli kaitsetest läbi. See polnud raske. Aias oli auk, nii et nad lihtsalt läksid sellest läbi. Üle tunni liikusid nad piiratud alal ringi ja märgistasid isegi varjualuse, kus hoiti tuumarelvi kandma võimelisi lennukeid. Seejärel õnnestus neil lennuvälja alal jalutada, enne kui üks ainus valvur nad kinni pidas. Ja see pole sugugi ainus selline juhtum. 2018. aasta 19. juulil lõikasid Saksamaal aktivistid Bücheli õhuväebaasis aedaugu. Seejärel läksid nad keelualale, taas päevavalges, ja viibisid seal üle tunni aja. Kõik 18 inimest. 3 sissetungijatest ronisid isegi ühe tuumarelvapunkri katusele, kus arvatakse olevat osa tuumarelvadest. Need on vaid 2 ekstreemsemat näidet. Baasaidesse on tungitud veel palju kordi. Need on Euroopas sisuliselt tsiviilallumatuse mekad. NATO juhtkond ei ehitanud baasi turvasüsteeme selleks, et tulla toime tsiviilisikute rahutustega. Aga siin läheb asi tõeliselt murettekitavaks. Tegelikult pole nende baaside turvamine kohaliku elanikkonna eest lihtne, sest suurim oht tuumarelvadele ei ole hallid tsooni taktikad, droonid ega katastroofiline küberrünnak. See on tavaline poliitika, sest need pommid ei paikne enam ainult sõjalise süsteemi sees. Need asuvad demokraatlikes ühiskondades, mis üha enam küsivad, miks need seal üldse on. 2018. aastal Bücheli baasi tunginud aktivistid arreteeriti ja vabastati ilma süüdistust esitamata. Leebe kohtlemine ei piirdu ainult sellega. Volkelenis 8. augustil 2023 tungis 10 rahuaktivisti baasi, läksid lennurajale, arreteeriti ja vabastati pärast väikese rahatrahvi määramist. Keegi neist ei maksnud seda. Miks pääsevad need inimesed nii kergelt? Sest tuumarelvade eemaldamist ei soovi ainult rahuaktivistid. Paljud võõrustajariikide valitsustes nõustuvad nendega. Nad ei taha ka Ameerika tuumarelvi sinna. Nad pole seda kunagi tahtnud. Iroonilisel kombel on see üks põhjusi, miks neid pole paremini turvatud. Poliitikud ei taha baasidele turvameetmeid lisada, sest see muudaks nad ebapopulaarseks või läheks vastuollu nende enda veendumustega. 2008. aasta juunis uuris USA õhujõud seda küsimust ja hoiatas, et enamik Euroopa tuumarelvade ladusid ei vasta vajalikele turvanõuetele. Järelevalvekaamerad olid ebapiisavad. Isegi aiad ei vastanud nõuetele. Eurooplased ei olnud nõus ja tundus, et kongress tahtis pigem vältida rahvusvahelist vahejuhtumit, kui olukorda parandada. Nimetagem seda solidaarsusaktiks ülejäänud NATO-ga. Varem oli tuumavastaste poliitikute häälepüüdmise risk hallatav, kuid NATO liit ei ole enam see, mis ta kunagi oli. Ei külma sõja ajal ega isegi 10 aastat tagasi tõesti. 16. jaanuaril 2020 hääletas Belgia parlament tuumarelvade eemaldamise üle Kleine Brogelist. 66 poolt eemaldamisele, 74 vastu. Relvad jäid paigale, kuid sellise häälte enamusega ei saa Pentagon olla kindel, et see nii jääb ka järgmisel hääletusel. Ja belglased pole ainsad. Hollandi parlament on korduvalt vastu võtnud otsuseid, mis nõrgestavad tuumajagamislepet. Pärast seda, kui 2010. aastal paluti USA-l tuumarelvad eemaldada, püüti tagada, et tulevane F-35 ei suudaks B-61 pomme kanda, muutes need sisuliselt vananenuks. Seejärel püüdsid parlamendiliikmed veenda USA kongressi nende territooriumil asuvate pommide rahastamist lõpetama. Ja iga kord, kui Saksamaale tuleb uus valitsus, avaneb arutelu uuesti. Hoida relvad Büchelis või eemaldada need. Nendel valitsustel ei ole valikut. Nad peavad seda teemat ikka ja jälle üles võtma, sest Ameerika tuumarelvad Euroopas on olnud algusest peale ebapopulaarsed. 2019. aastal soovis enamus Saksamaa ja Itaalia elanikest ning peaaegu pooled Belgia ja Hollandi inimestest, et tuumarelvad viidaks välja. Vähem kui kolmandik tahtis, et need jääksid. Viimastel aegadel on mõned asjad muutunud. Venemaa tungis Ukrainasse, nii et vähemalt sakslased on muutunud Büchelis tuumarelvade suhtes toetavamaks. Peaaegu. 52% inimestest seal ütlevad nüüd, et nad toetavad B-61 pomme, kuid see pole kunagi kindel, arvestades Saksamaa üha lõhestunumat poliitikat. Ja vaenenulikkus tuumajagamisprogrammi suhtes ulatub ka üle Atlandi ookeani. Büchelis arreteeritud ja vabastatud aktivistid polnud ainsad NATO Euroopa riikidest pärit inimesed.
mõned neist olid tegelikult ameeriklased ja nende arvamus polnud sugugi peavoolust erinev. 2024 aasta märtsis läbi viidud YouGovi küsitlus näitas, et pooled ameeriklastest soovivad tuumarelvadeta maailma. 63% arvab, et tuumarelvad muudavad maailma vähem turvaliseks. Kuid NATO nõrgenenud alus ei piirdu vaid tuumarelvadega seotud vaidlustega. Ameerika Ühendriigid olid NATO loomise peamine eestvedaja. Nüüd hakkab see väsinud välja nägema. Ja see pole nii, et Washington oleks selles küsimuses täiesti ebamõistlik. NATO räägib viimasel ajal palju sellest, et liikmesriigid suurendaksid oma kaitsekulutusi vähemalt 2% SKP-st, kuid Ameerika katab endiselt peaaegu 70% kogu sõjalistest kuludest. Aga Ukraina sõda on palju asju muutnud. Nüüd ei saa Washington relvi ära viia, ilma et teda peetaks nõrgaks, ja see õõnestaks veelgi NATO liidu aluseks olevaid eeldusi. Tuumarelvade järsk väljaviimine saadaks sõnumi. Ameerika pühendumus Euroopale ja NATO 5. artiklile on nüüd väga kahtluse all. Xi Jinping tõlgendaks seda samuti omamoodi, arvestades võimalikke sõjalisi samme Taiwani vastu. Nii saavad isegi Belgia maanteede ääres või Saksamaa põldudel asuvatest baasidest äkitselt sümbolid sellest, kas Ameerika tegelikult võitleks Euroopa eest. Nii muutusidki need relvad sõjalisest tööriistast poliitiliseks pantvangiks. Vastuvõtvate riikide jaoks on probleem aga teistsugune. Nad ei saa ameeriklastele otse öelda, et need pommid ära viidaks, ilma et see nende poolt NATO allianssi destabiliseeriks. 10 aastat tagasi oleks seepärast mõningast diplomaatilist pahameelt võinud olla unustatud teema. Kui täna ameeriklastele öelda, et nad need ära viiksid, oleks see kutse Ameerika pühendumise täielikuks lõpetamiseks NATO-le ja Euroopale. Nii et isegi kui avalikkus ja mõned poliitikud tuumarelvi jagavates riikides tahavad neist lahti saada, oleks nende eemaldamise geopoliitilised tagajärjed 2026. aastal ilmselt isegi hullemad kui kaotatud valimised. Seetõttu soovib Venemaa väga alustada oma hallitsooni operatsioone tuumarelvi jagavate baaside vastu. See ajab inimesed närviliseks, hakatakse süüdlasi otsima ja transatlantilised suhted halvenevad. Baaside sihtimine on Putini poolt tark käik. Pommid aitavad allianssi koos hoida, muutes selle liiga oluliseks, et see võiks läbi kukkuda, kuid samas tähendavad need ka tõsiseid julgeolekuriske, kui vastuvõtvate riikide sisepoliitika liiga palju destabiliseerub. Nii et keegi tegelikult ei tea, mida nende üha kuumemate kartulitega peale hakata. Iga rikkumine, iga droon, iga Quisleti mälukaart. Need ei ole tegelik oht. Tegelik oht on see, mis juhtub siis, kui riik, kus sinu tuumarelvad asuvad, lakkab olemas sinu liitlane. Hea uudis on see, et nendest 5 tuumarelvade majutajariigist 4 on enamasti olnud stabiilsed, vähemalt oma territooriumil. Need ei ole kohad, mille puhul arvaksid, et need võivad iga hetk plahvatada. Kui seal olevatest relvadest saaksid poliitilised sihtmärgid, siis Washingtonile antaks tõenäoliselt sellest eelnevalt teada. Avalikud hääletused parlamendis on juba oma olemuselt avalikud hääletused. Demokraatlikud normid aitavad muuta asju etteaimatavamaks, kuid 5. majutajariik on väga erinev. Incirliku õhuväebaasis Ida-Türgis on umbes 20 taktikalist tuumarelva. Külma sõja ajal oli see ideaalne koht. Sellest asukohast olid kriitilised Nõukogude baasid löögiulatuses, kuid samas suhteliselt turvaline vahetu vastulöögi eest. Praegu ei ole see koht enam nii hea 3 põhjuse tõttu. Esiteks on see vähem kui 70 miili kauguselt Süüria piirist. Teiseks jääb see Iraani rakettide ulatusse ja Iraan ei suuda Incirliki tõrjerakettidest mööda pääseda, kuid ta saab baasi sihtida muude vahenditega. 2026 aasta jaanuaris pidasid Türgi luureagendid kinni 6 inimest, kes kavatsesid seda kohta jälgida. 3. põhjus, miks Incirlik pole enam nii hea koht, on lihtsalt see, et see asub Türgis, sest Türgi muutub järjest enam NATO mustaks lambaks. Alates 2003. aastast on Recep Tayyip Erdogan endale palju vaenlasi tekitanud. Türgi poliitika pole enam see, mis see oli külma sõja ajal. Türgi ja Venemaa olid sajandeid vaenlased. Külma sõja ajal polnud olukord teistsugune. Nüüd on Erdogan Ukraina sõjas oskuslikult laveerinud mõlema poole vahel. Ja kui rääkida maailmavaatest ja valitsemisfilosoofiast, siis on tal rohkem ühist Putiniga kui oma väidetavate NATO liitlastega. Seega on loomulikult räägitud Türgi väljaviskamisest NATOst. Aga Erdogani käes on ülim mõjuvõim. Tuumarelvad, mis ei kuulu talle, kuid asuvad siiski tema riigis. Äkitselt ei tundu need paigutused enam rahustavad, vaid pigem muutuvad need koormaks. Kui 2016 aasta rahutused olid hoiatus, siis kujutage ette, kui suureks ohuks võib olla Türgi valitsus ise.
kõik maailma kõige hullema pantvangikriisi koostisosad on olemas ja Türgil polegi vaja NATO-st lahkuda, et olukord inetuks muutuks. USA ei pruugi olla füüsiliselt võimeline B-61 pomme Incirliki baasist eemaldama. Kuigi need jäävad Ameerika operatiivse kontrolli alla, kontrollib Türgi riigi õhuruumi ja baasi perimeetrit. Kui Washington kunagi käsiks relvi välja viia, võiks Türgi lihtsalt keelata USA transpordilennukitel maanduda. Ja see ei ole ainult teoreetiline oht. See juhtus 2016 aasta juulis, kui tankid veeresid läbi Istanbuli, Ankara ja teiste linnade tänavate üle kogu riigi. Hävituslennukid olid taevas visates pomme oma enda parlamendi peale. Türgi kõrgeim kindral rööviti tema enda ihukaitsjate poolt. Väed nimetasid end kodurahu nõukoguks. Nende eesmärk – eemaldada Erdogani võimult. Alguses tundus, et neil võib see õnnestuda. Siis juhtus midagi. Inimesed tulid tänavatele ja astusid tankide ette, kaasas vaid kööginoad. Sõbralike sõjaväe ja politseijõudude abiga alistasid nad mässulised. Aga enne seda tõmmati Incirlik kaosesse. Õhurünnakud ISISe vastu peatati. Türklased kehtestasid baasi kohal lennukeelutsooni, mis tähendas, et Ameerika lennukid ei saanud sinna isegi tagasi pöörduda. Incirlikis tõsteti turvatase delta tasemele, mis on kõige karmim. Elekter lülitati välja ja selle taastamine võttis päevi. Ja mis kõige tähtsam, USA töötajad koha peal pidid jääma sinna, kus nad olid. Teisisõnu kaotas Ameerika Ühendriikide valitsus ligipääsu oma enda varadele, sealhulgas oma tuumarelvadele. See oli hetk, mil kogu tuumarelvade jagamise loogika Türgis hakkas tunduma teistsugune. USA kaitseametnikud on eraviisiliselt hoiatanud, et need relvad on sisuliselt lõksus. Analüütikud kardavad, et Erdogani arvates tähendab omamine 90% seadusest. Türgi ei pruugi tehniliselt küll neid tuumarelvi omada ega kasutada, kuid kuna need asuvad Türgi pinnal, kardavad USA ametnikud, et Erdogan peab neid sisuliselt Türgi omaks. See ongi õudustsenaarium. Ameerika tuumarelvad, mida kaitseb valitsus, keda Washington üha vähem usaldab. Sellepärast on Ameerika julgeolekueksperdid tahtnud juba aastaid Erdoganile vastu hakata ja relvad Türgist ära viia, hoolimata sellest, mida tema arvab. Kui see tähendab lepingut rikkuda, siis olgu nii. Aga sellega kaasnevad probleemid. Selline samm lõpetaks Ameerika Liidu Türgiga. Sest kui lepinguline raamistik kokku kukub, siis ei ole vastasseis enam diplomaatiline, vaid muutub operatiivseks. Ja kui Erdogani hoiatatakse ette, on tal võimalusi oma näo päästmiseks. Ta võiks relvade eemaldamist füüsiliselt takistada, et aega võita. Blokeeritud lennurajad, mis takistavad lennukitel lahkumast, samal ajal kui kogu kriis toimub otseülekandes rahvusvahelises televisioonis. Kui olukord tõesti halvaks läheb, võiksid türklased tuua piirkonda õhutõrjerelvad, et anda märku. Tuumarelvad ei liigu kuhugi. Ja isegi selliste stsenaariumite arutamine näitab, kui ebastabiilseks see kokkulepe on muutunud. Sest need relvad paigutati NATO tugevdamiseks, mitte selleks, et tekitada kriisiohtu NATO sees. Ja isegi kui relvad õnnestuks edukalt eemaldada, mis siis edasi? Erdogani tõstatas osa sellest võimalusest juba 2019. aastal. Ta ütles, et ei saa aksepteerida mõtet, et Türgil ei lubata omada tuumarelvi. Nii et kui Ankara peaks kunagi uskuma, et Ameerika ei usalda neid enam selle kokkuleppega, võiksid Türgi juhid ikkagi otsustada iseseisva tuumavõimekuse poole püüelda. Pärast sellist kriisi oleks Türgis tohutu poliitiline surve tõestada iseseisvust Washingtonist. Need relvad peaksid tuumarelva levikut takistama, kuid valede poliitiliste tingimuste korral võiks kokkuleppe kokkuvarisemine hoopis sellele kaasa aidata. Nii kaugele on algne külma sõja loogika tänapäeva tegelikkusest triivinud. Vastus sõltub ühe mehe järglasest. Erdogan ütleb, et tal ei ole plaanis 2028 aastal uuesti kandideerida, kuid siin on üks konks. Türgi siseringi inimesed ütlevad, et ta kavatseb ise oma järglase valida, kelleks ennustatakse tema väimeest Selçuk Bayraktarit, Türgi drooniflooti ristiisa. See tähendab, et põhiprobleem ei kao samuti kuhugi, sest kui sa otsustad paigutada oma tuumarelvad teise riiki, otsustad sa samal ajal muuta oma suhted selle riigiga strateegiliselt asendamatuks. Kahjuks on mõned riigid, mida Washington külma sõja ajal pidas liiga tähtsaks, et lasta neil läbi kukkuda, tänapäeval poliitiliselt palju keerulisemad. Aga need paigutused on ikkagi alles. Maailm muutus, relvad jäid paigale. Ja igal aastal suureneb lõhe selle vahel, kus need pommid praegu asuvad ja selle vahel, kus neid oli algselt ette nähtud ohutult hoida. Aitäh, et täna minuga liitusid. Loodan, et sulle meeldis video.
Kui soovid näha rohkem selliseid videoid, siis palun kaalu kanali tellimist ja lülita teavitused sisse. Sellest on tõesti palju abi. aitäh veel kord ja kohtume järgmisel korral saates Map Back.